Hei, minu nimi on Maris Tammet ja mul on täiega hea meel, et oled siin. Ma olen illusioonide paljastaja, ma olen päris otsekohene, ma ütlen ausalt välja, mida ma arvan ja mida ma tean. See ei tähenda seda, et sa pead seda kõike aktsepteerima ja vastu võtma, see on sinu valik. Aga kui sa oled juba oma tee siia leidnud, siis tasub kuulata ja saada teada, mis mul põnevat rääkida on. Hei, tänane siis siuke taipamine või avastamine või avardumine. Kui tihti räägitakse eriti veel kuidas ma ütlen siis, enesearenguga tegelevad inimesed, aga teised räägivad samamoodi, aga lihtsalt seda tuleb hästi palju, et miks ma seda tööd teen, näiteks miks ma coach tahan olla, siis põhiline vastus tuleb, et ma tahan teisi aidata. Või et miks sa arstiks läksid, siis samamoodi, et ma tahan teisi aidata. Ja inimesed siis räägivad hästi tihti seda, et ma tahan teisi aidata. Ja see ei tähenda seda, et ainult teised, mina kaasa arvatud. Olen seda rääkinud väiksest peale, et mulle meeldib teisi aidata, ma tahan teisi aidata. Nii. Ja see on täiesti normaalne, see on elementaarne asi, et sa aitadki teisi ja selline, et see on okei. Selles suhtes, et see ei ole midagi halba, aga lihtsalt sellest, et saada aru, mis toimub või kuidas toimub, siis annan siis teada selle, mis mina avastasin, et ma avastasin seda, et kuna ma väiksest peale saadik olen rääkinud, mulle meeldib teisi aidata ja ma aitan teisi ja nii edasi ja siis kaasa arvatud mulle ettevõttes on ka isegi oli tekstis kirjas erinevatest tekstidest, et millega ma tegelen ja siis seal oli ka ma aitan. Ja me loome oma elu ise. Ning kui ma kogu aeg korrutan, et ma aitan teisi, siin ei ole tähtis tegelikult millega või kuidas, aga lihtsalt see, et ma kogu aeg korrutan, et ma aitan teisi. Ma tahan aidata teisi. Mida ma sellega loon? Ja ma taipasin tänane taipamine siis sellega seotult. Ma taipasin seda, et mul tuli teema, et hästi huvitav, et kogu aeg tuleva või tutvusringkonnas nii sõbrad, perekond kui ka siis kaugemad inimesed, et nad võtavad muga ühendust peamiselt ainult siis, kui neil on abi vaja. Neil on abi vaja ja siis nad helistavad, kas neil on mingi kriis sellel hetkel vaimselt või on vaja füüsilist abi, kuskile minna, midagi teha, võib-olla lihtsalt samamoodi abi mingi asja otsustamisel, siis võetakse muga ühendust. Muul ajal on vaikus. Ja seda on päris palju olnud mu elus. Mõtlesin, miks see nii on. Et mul ei ole midagi selle vastu, et aidata, aga miks me ei suhtle näiteks sõprade puhul, miks me ei suhtle niisama, miks suhtlus toimub just siis, kui on vaja, et miks me ei võiks suhelda lihtsalt igapäevaselt või siis samamoodi perekonnaliikmed ja nii edasi, et miks meie suhtlus või kokkupuude ja selline tihedam läbisaamine toimub just ainult siis, kui inimestel on abi vaja. Ja teine teema sellega seotud, selle abistamise teemaga seotud, siis mu oma ema on ka seda mitmeid kordi mulle öelnud, et ta ei saa aru, et miks või kuidas ma oma ellu kogu aeg siis tõmban nii-öeldes katkiseid inimesi. See ei ole halvustavas mõistes, vaid lihtsalt, et küll on raskest perekonnast tulnud, on olnud raske lapsepõlv või on mingid tervisehädad või suhteprobleemid, või et mingi case on kogu aeg. Ja see ei ole halvustavas mõttes, et ükski katkine inimene ei ole halb.
aga lihtsalt, et nagu seda siis tema sõnadega öelda, siis ongi, et ta ei ole saanud seda aru, et miks on minu ümber nagu kogu aeg olnud sellised katkised inimesed nii-öelda. Nii, ja nüüd tulemegi selle juurde. 2 asja. Ma loon oma elu ise. Ma olen loonud kõik need inimesed enda ümber ise. Ma olen loonud kõik need situatsioonid enda ümber ise. Ehk siis, nüüd tulemegi selle juurde, et miks on kogu aeg see aitamise teema. Miks inimesed võtavad minuga ühendust siis, kui neil on abi vaja? Ma ju kogu aeg korrutan, ma kogu aeg ju väiksest peale olen öelnud seda, et ma tahan teisi aidata. Väiksena ma ei täpsustanud, kuidas ma tahan teisi aidata, aga ma kogu aeg korrutasin, et ma tahan teisi aidata. Ja sellepärast ongi, ma loongi neid olukordi, kus ma saan kogu aeg teisi aidata, kus mult küsitakse abi, ma aitan, või siis tekib see olukord, kus ma saan aidata, ilma et keegi peaks küsima midagi. Võtame näiteks, ma ei tea, toidupoes on ja vanem naisterahvas, et ma ei tea, poekotti raske tassida, et mul ei ole probleem minna appi talle ja tassida see autoni või midagi kukub maha, et see tõsta siis üles inimestel. Et see toimub mul nii automaatselt ja loomulikult. Aga see on ka ju tegelikult aitamine. Ja ma olengi tegelikult loonud kõik need situatsioonid, kaasa arvatud ka tegelikult need katkised inimesed enda ümber, siis läbi selle, et ma olen tahtnud aidata. Sest kuidas ma aitan inimest, kes on maailma õnnelikum inimene, kellel ei ole ühtegi mure, mitte midagi. Kuidas ma saan inimest siis aidata? Et siin tulebki, et 2 moodi olen ma loonud siis seda läbi oma siis selle nagu korrutamise, kui ka siis ütlemise, kui ka mõtlemise ja selle tunde, et ma tahan teisi aidata. Siis ma olen loonud need olukorrad, kus ma olen saanud teisi aidata. Ja mu ellu tulevadki sellised inimesed ja kaasa arvatud siis on need olukorrad, kus inimesed otsivadki mind üles just siis, kui neil on abi vaja. Aga see on kõik minu enda loodud, et see toimub niimoodi. Kaasa arvatud, siis võtame selle, et katkised inimesed minu ümber. Tänaseks on neid päris vähe. Just nagu selles mõistes, et mul seal nooremas eas oli neid hästi palju, aga katkised inimesed, kuidas ma lõin neid enda ümber veel, peale siis selle abistamise variandi. Teine oli see, kuidas ma tundsin iseennast, mis toimus minu enda sees. Ma ise olin siis samamoodi katki ja läbi selle lõin ma siis need inimesed, kes olid ka nii-öeldes katki. Lihtsalt erinevad põhjused, erinevad viisid, aga see on samamoodi. Ja see, et ma tundsin ennast katkisena, ma ei ole kunagi katki olnud. Ma lihtsalt tundsin, arvasin ja uskusin, et ma olen katki. Ja samamoodi nii-öeldes siis üldse see katki, see on kõik samamoodi loomine. Et sa lood, et inimesed on katki, et ma olen katki. Aga põhiteema, kuna ma arvasin, et ma olen katki, tundsin, et ma olen katki, ma olen vale, siis ma tahtsin ju parandada seda, aidata iseennast tegelikult teatud määral. Ja läbi selle tekkis see vajadus või soov aidata teisi. Et kuna ma iseennast nii-öeldes ei osanud aidata, siis seda enam, et aidata teisi inimesi. Ja see on täiesti okei. Et
et läbi selle me loome selliseid asju, et me soovime kedagi aidata. Aga see, et ma ütlengi, et ma tahan aidata, läbi selle ma loon need olukorrad, kus inimesed tulevadki mu ellu ainult siis, kui neil on abi vaja. Ja nüüd on võimalus, kuna ma tõin selle nähtavale, kuidas ma mida loon endal, siis mul on võimalus seda muuta ja luua teistsugust reaalsust oma ellu. Te võite mulle teada anda, kuidas teid see kõnetab, palju teie midagi loote samal põhimõttel. Kui palju sina oled korrutanud, et sa tahad kedagi aidata või mingeid muid asju, mis sa oma elus pidevalt, nagu mingid laused, mida sa korrutad. Kuidas see sind kõnetab? Ja kui kõnetab, siis jaga mulle ka. Oleks väga huvitav ja mõne kuulda. Aitäh, et oled olemas ja ole tubli. Tšau!